meisterdama teiega ühe tunnete mängu. See mäng on huvitav ja arendatav ja kindlasti meeldib lastele. Lisaks emotsionaalsele intelligentsusele arendab see mäng ka laste taju, tähelepanu ja mõtlemist. Teha ise emotsioonide mängu on väga lihtne ja kiire. Selleks on vaja markerid ja läbipaistvaid plastikust topsikaasi, mida leiate näiteks hapukoore, kodujuustu, jogurti või muu pakendi pealt. Nüüd hakkame tööle. Võtame ühe plastikust topsikaane ja joonistame sinna silmad ja nina. Paneme teise kaane esimese peale ja joonistame sinna suu. Nüüd on meil 2 kaant, millest kokku saame panna ühe tunde. Siin tuli välja näiteks rõõm. Teeme nüüd teisi tundeid ka juurde. Võtame jälle kaane, mille peal pole midagi joonistatud. Joonistame selle peale silmad ja nina. Aga need võiksid väljendada nüüd teist tunnet. Paneme järgmise topsikaane selle peale ja joonistame suu. Nüüd meie ees on teine tunne. Siin tuli välja näiteks kurbus. Jätkame tegevust seni, kuni kõik tunded on valmis. Valige ise neid tundeid, mida te joonistada tahate. Tehke neid nii palju, kui soovite. Mida suurem on laps, kes hakkab mängima seda mängu, seda rohkem variatsioone saab teha. Nüüd ongi mäng valmis. Nii lihtne see oligi. Mängu ülesandeks on leida sobivad paarid ning panna kokku erinevad tunded. Nüüd saab mängida. Mängige lastega koos. Mängu ülesandeks on leida sobivad paarid ning panna kokku erinevad tunded. Kindlasti võib tegevuse käigus lastega tunnete teemal arutleda. Küsige lapse käest, mis tunne see on? Miks ta just nii selle kokku pani? Millal tema tundis sarnast tundet? Tundke rõõmu lastega tegutsemisest ja rääkige nendega emotsioonidest.